tulin siis Suurposti 18 Pärnus olevast kodutute päevakeskusest varjupaigast, viisin sinna mõned annetused. Et suhtlesin siis sealse juhiga telefoni teel, et kas üldse on vahetust annetuste ja värkide vastu. Ja siis arvasid, et väga tore, et tule muidugi vaatama ja tehti mulle väike armas ekskursioon. Et juhti ennast ei olnud koha peal, oli ainult korrapidaja, aga ja igasugused sellised toredad asjad on neile nagu justkui vajalikud ja siis lähipäevil siis äkki õnnestub juhiga kohtuda, et teha selgeks, mida kõike päriselt ja kõige rohkem oleks vaja ja kuidas saaks neid abistada ja aidata. Et vaatasin ruumides ringi ja väga puhas oli. Kenasti eriti päevakeskus nägi eriti kena selline välja, et kööginurk oli näiteks välja ehitatud niisuguse nagu uuema mööbliga ja nii edasi, et nad ikkagi seal manitsetakse kodutuid ise ka nagu puhtust hoidma. Ja siis seal päevakeskuses pidi olema niimoodi, et linnavalitsus võib taodelda luba, kellel ei ole kodus nagu näiteks korteris ei ole võimalus pesta, ei ole pesemisvõimalus, siis nad võivad seal käia. Ja seal oli ka nagu, kõik oli hästi normaalne, et nagu puhas ja midagi ei olnud katski ja mingit ei olnud roostuskraane või dušiotsikuid või mida iganes. Vot nii, aga vaatab, ma jalutan majja tagasi, lähen toon sealt käsid ja tarbeid, tuleb välja, et need on ka vajalikud ja siis vaatame edasi, eks ma siis praegu on juba õhtu käes, et siis homme äkki helistan uuesti juhile või saan äkki midagi temaga kokku leppida. Et uurida välja, millised oleksid nende vajadused ja nii edasi ja kas on, kuna ma siin Pärnus praegu rohkem siis nii-öelda tegutsen, et siis oma miljoni-triljoni tegevuse kõrvalt saaks midagi äkki nende heaks ka teha. Või äkki sina tahaksid ka teha. Aga olgu. Tšau!